Positiivsete emotsioonide ühendamine äriga toob automaatselt kaasa hüved, millest tarbijad võidavad. Ilmselt on igaüks märganud, et autodisain on hüppeliselt paranenud võrreldes sellega, mis see oli 15 aastat tagasi. Absoluutselt kõikides valdkondades, äris ja linnaruumis üldiselt, on selgelt näha ilusa ja esteetilise disaini esile kerkimist. Tekib juurde asju, nähtusi ja funktsioone, mille ainus otstarve on tekitada head emotsiooni. Ja see kõik on võimalik ainult sel põhjusel, et teatud inimesed on jõudnud oma arengust kohta, kus nad on õppinud väärtustama ja usaldama oma emotsioone. Seni kuni emotsioone nähakse kui nõrkust ja usaldatakse ainult külma, kalkuleerivat mõistust, ei ole võimalik väärtustada teenuste puhul ja asjade tootmisel ning loomisel niivõrd abstraktset aspekti nagu emotsioon, mida see inimeses looma peaks. Tähtis on vaid funktsionaalsus. Auto on turvaline ja mugav. Miks veel panna rõhku tagatulede disainile? Telefon töötab. Miks peab panustama materjali kõrgläikele? Kuid ometi näitavad värsked tarbijauuringud, et kui inimesel on valida kahe asja vahel, mis töötavad võrdselt hästi ja maksavad sama palju, siis valib ta selle, mis on ilus, ehk teisisõnu ta valib emotsiooni. Hoolimata oma paljudest nõrkustest oli Steve Jobs tugevas kontaktis oma tunnetusega ning oskas seega tajuda ka tarbijatunnetust. Paljude analüütikute sõnul on just disaini ja esteetika väärtustamine üks peamisi põhjuseid, miks Apple seljatas kiirelt Nokia. Kuna puudub matemaatiline valem sellele, mis on ilus, hea ja õige, saab tugineda ainult tunnetusele ning see on miski, mis on võimatu oranžil tasandil tegutsevale inimesele, kes ei tea, mis on tunnetus, kes ei ole õppinud kogema ilu mõju, headuse väärtust ega eristama seda, mis on õige, sellest, mis on kasulik. Ilu ei ole võimalik ratsionaalsusega disainida, sest see, mis on ilus või kole, põhineb subjektiivsel tundel. Asi tundub ilus. Aga selleks, et keegi saaks luua mingi toote või teenuse, mis tunduks teistele ilus, peab ta olema ise piisavalt huvitatud sellest, mida ta asju luues tunneb. Ilus disain ei ole juhuslik. Selle loomiseks on värvatud parimad meistrid, kes on sedavõrd kontaktis oma tunnetega, et suudavad tunnetada, mis on disainiloomes parim lahendus. Oluline on siin ka rõhutada, et mõnedel inimestel, kellel on 5 faktori teooria järgi rohkem esindatud selline isiksuslik omadus nagu avatus kogemusele, on suurem kalduvus tunda huvi esteetika ja ilu vastu ning seeläbi suurem eelis oma tunnetuse arendamisel. Avatus kogemusele on statistiliselt korrelatsioonis ka kõrgema IQ-ga. Kui sina näiteks soovid ennast testida nii avatuse kui ülejäänud kalduvuste suhtes nagu ekstravertsus või introvertsus, meelekindlus, sotsiaalsus, neurootilisus, siis minu arvates on parim test kodulehel www.understandmyself.com. Rohelise arengutaseme juhid on võimelised mõtlema sama selgelt kui oranži maailmavaate esindajad, aga kuna nad on kontaktis oma emotsioonidega, siis oskavad nad automaatselt näha ka töötajate ja klientide emotsioone. See omakorda aga annab neile tööandjana ning tooteid ja teenuseid müües selge konkurentsieelise, sest nad suudavad rahuldada oma meeskonna emotsionaalset vajadust hoolivuse ja pühendumuse järele ning pakkuda tarbijale seda, mis loob tunde, mida nad asja ostes tegelikult tunda tahavad.